tulemast Entreprenööritajate podcasti. Täna olen mina täiesti uhkes üksinduses, sest Riita jätkuvalt meil puhkab ja minul on täna saatekülaliseks Mari Aasmäe, kes on Innermur rõivabrändi asutaja. Mari, tere tulemast saatesse. Tere tulemast. Tead, mul ongi siuke esimene, võib-olla kõige lihtsam küsimus, mida ma ka tegelikult saate väliselt küsisin, et kui rääkida rõivastest, siis kas on õige öelda riie või rõivad? Kuidas sina arvad? Nii palju, kui ma olen uurinud ja suhelnud ka mõne keeleteadlasega, siis ma olen aru saanud, et meie kontekstis, kui meie näiteks toodame ikkagi ja valmistame selliseid esemeid, mida inimene saab selga panna, et siis rõivas piiritleb selle paremini ära ja inimene saab täpsemalt aru, et millega on tegu, et muidu võib-olla hakkab mõtlema, et kas me räägime mingist materjalist konkreetsest või lihtsalt mingist kardinakangast, et kui ikkagi öelda rõivas, et siis mulle tundub, et inimesed saavad aru ja teistpidi see on ka siuke natuke keeleliselt selline sõna, mis võib-olla on hääbumas, et seda on varasemalt rohkem kasutatud, et mulle ka meeldib seda lihtsalt puht sellisest keelelisest aspektist kasutada, et ma nagu Karl-Erik Taukar, et ta ütleb, et ta kasutab mingit sõnu puhtalt sellepärast, et inimestel need ära ei ununeks. Et siis mulle meeldib sama mõte. See on selles mõttes hästi huvitav, et me seostame rõivastega pigem võib-olla rätsepa ja sellist eritellimustöödel valmivaid mingisuguseid, ma ei tea, pintsakoid või viigi püksi ääre õmblemisi, et ma lähen viin rätsepa juurde, et see kuidagi tundub uhkem sõna kui riie, eks ju. Ma olen nõus, seega mulle meeldib, jah. Jaa. Enne kui me lähme hästi süvitsi Innermuriga, siis mul on sulle paar küsimus siis just ettevõtluse suunal, et ma saan aru, et Innermuri bränd on suhteliselt värske, et kuidas sina sattusid just ettevõtlusmaailmasse, et kas on sinu jaoks nagu esmakordne nii-öelda sõit või on see juba sul sisse harjutatud ja proovid nüüd lihtsalt rõivabrändi teha? Ikkagi sellisel kujul ettevõtjana see on minu jaoks uus asi, et ma olen varasemalt käinud selles mõttes palgatööl, et mul ei ole varasemat kogemust ja läks palju aastaid, et ma julgesin ennast kokku võtta ja pihta hakata, et mulle meeldib öelda, et eks ma pidin selleks siis kasvama. Et jah, minu jaoks on esmakordne kogemus, aga selles mõttes ma olen näinud, et kui sul see nagu pisik on naha vahel ja sa alustad, siis sul kuidagi hakkab neid mõtteid selles mõttes juurde tulema, et täna mul tegelikult on juba ideid rohkem kui ainult see Innermur. See on olnud siuke aluse panija võib-olla. Kas sa näed, et see võibki tulla sellest, et kui sa oled ka palgatöötajana näiteks, et mida, kuidas ma ütlen, mitte nagu juhi omadused, aga selline suudad manageerida näiteks mitut erinevat ülesannet samaaegselt ja siis sa kuidagi tunned, et sa saad vastutusala rohkem võtta, et kas sa näed, et see on sinu elus samamoodi olnud, et see ettevõtlus kuidagi on hästi loogiline, tundub sinu jaoks loogilisem tegu kui see, et keegi ütleb sulle, mis sa tegema näiteks pead? Jah, tegelikult nii ongi, et mida ma enda puhul olen märganud, et mul kaob hästi kähku inspiratsioon ära, kui ma kuidagi ei tegele sellega, mis mulle endale tundub südamelähedane või kui sa käid palgatööl, et siis sa tihtilugu sa ei saa ka neid ülesandeid selles mõttes valida, et ma nüüd teeks näiteks hoopis graafilist disaini, sest mulle meeldib, kui tööülesanne on teistsugune, siis sa täidad seda ülesannet, mis sul parasjagu on. Et minu jaoks oli ta tegelikult selline motivatsiooni ja inspiratsiooni tapja, see palgatöö. Ja see võib-olla oligi see peamine ajend, et ma võtsin lõpuks julguse kokku ja tulin ära, sest ma nägin, et mida aasta edasi see kuidagi nagu ei läinud paremaks minu jaoks, et ta läks kogu aeg raskemaks. Ja minuga on jah nii, et kui ma pean tegema täpselt seda, mis ainult öeldakse, siis ma ei suuda seda motivatsiooni ja seda tahet kuidagi üleval hoida. Kas see muutus sinu jaoks tuli ka väga loogilisest kohast, et sageli on see, et kuna sa oled rõivabrändi looja, et siis su eelnev taust on olnud terve elu näiteks rõivastega seotud, et kuidas sinul see oli, kas see oli niipidi, et sa kasvasid nii-öelda argipäevatööst välja samas valdkonnas ja alustasid lihtsalt enda oma või siis sa tegid täiesti 180 kraadi pööret? Selles mõttes nii ja naa, et mul oli mingi tunne juba varasemalt, et ma tahan selles suunas liikuda. Siis ma läksin kutsekooli ja õppisin ka pool aastat selles mõttes õmblemist,
aga kui tervikuna sellele küsimusele vastata, siis mu taust on kõike muud kui rõivastega seotud. Et ma olen 7 aastat töötanud IT-s, see on ka viimane koht, kust ma nagu ära tulin. Et selles mõttes pole seotud olnud. Väga huvitav, sest sageli kipub see nii olema, et kui siseneda maailmasse, mida tegelikult ise väga ei tunne, siis 2 võimalust, kas need kitsaskohad on palju keerulisemalt lahendada, sest pole ju varasemat kogemust, või siis sa oled just vastupidiselt hästi hea oma tiimi kokku panema, sest sul on muud oskused väga tugevad. Et kuidas milline oli sinu tööriistakast, kui sa alustasid Innermore'i, et kas sa nägid, et mingid kohad on sul oluliselt loogilisemad või tugevamad? Mulle meeldib tegelikult see Bolti vendadest vist vanem ütles seda, et nad tulid taksoärisse niimoodi, et nad ei teadnud taksoärist mitte midagi ja see nende värske vaade ka selle äri kitsaskohtadele oli see, mis tegelikult on neile toonud täna turueelise. Siis ma ennast natuke vaatan samamoodi, et ma sisenen täna mingisse valdkonda, mis ei ole olnud mulle aastaid juba omane ja siis ma vaatan hoopis teistsuguse pilguga või ma osutan mingitele kohtadele, mida võib-olla aastaid rõivatööstuses olnud inimesed, nad ütlevad jaa, et see on küll mure, aga et me ei ole seda märganud. Et selles mõttes ma kuidagi näen, et mulle on see tulnud nagu kasuks, et ma tulen väljast. Kindlasti on kitsaskohti tehnoloogiliselt, ma tean palju vähem, sest mul ei ole vastavat haridust, aga siis ma tunnen, et ma võtan enda ümber need inimesed, kes on minust mingites valdkondades palju targemad ja mul on see omadus, ma tõmban nagu käest need teadmised sisse ja täna ma juba tean päris palju olenemata sellest, et ma tegelikult enne ei teadnud. Mulle kunagi meeldis, ma ei mäleta, kes meil saates enam seda ütles, aga et mõistad, et juhte võib olla, aga hea juht oskab palgata ka need müügiinimesed. Et just vastupidiselt tegelikult see brändi või siis ettevõtlusele pigem muutub kahjuks see, kus ei oska õigel hetkel ära delegeerida vastutusalasid, sõltumata sellest siis, mis sa teed, eks ju. Ma arvan, et see rõivaste bränd, et seal on nii palju tehnoloogiat taga, et kui siis päriselt valmistada, siis on vaja nii mitut erinevat valdkonda, mida hallata samal ajal. Aga mis toobki tegelikult mind järgmise küsimuseni, mis on siis Innermore'i missioon ja kuidas te erinete just teistest rõivabrändidest? Missioon on tegelikult, ma ütleks see, et panna nagu rõivabrände ja võib-olla üleüldse ettevõtjaid laiemalt mõtlema. Et kui me loome mingit toodet või teenust, et esiteks me oskame olla ettevaatavad, et mida võib potentsiaalselt tulevik tuua selles valdkonnas, et kuhu suunas me liigume. Teine on see, et me mõtleksime need tooted ja teenused läbi selliselt, et me adume hästi erinevaid sihtrühmi, et me mängime hästi erinevate sihtrühmadega, et me ei loo kitsalt nagu teenust mingile ühele sihtgrupile. Ma tean, et öeldakse, et piiritle hästi selgelt, et kes su see sihtgrupp on ja pigem ta võiks olla kitsas ja siis sul on nagu lihtsam. Aga mina olen seda meelt, et me peamegi just sellised laiavaatelisi teenuseid ja tooteid looma, et võimalikult paljud inimesed saaksid nendest kasu. Ja ühest küljest ongi mu missioon see, et ma tahaksin näidata, et selliste teenuste ja toodete loomine on tulevik nagu Innermore, et me mõtleme riided läbi, me mõtleme, kuidas eakas neid kasutab, me mõtleme, kuidas erivajadusega inimene neid kasutab, me mõtleme, mida ja millist kasu saab inimene, kes ei ole eakas, kes ei ole erivajadusega, aga ta lihtsalt kannab meie riided ja mis see tema kasu või mis see hea aspekt seal on, siis mis saab keskkonnast, kui me need riideid toodame. Et see on see meie missioon, et ühest küljest näidata, et sellised tooted ja teenused võikski olla tulevik, et see tegelikult on normaalne ja teisest küljest ka mudeldada, et nii saab teha ja mingi hetk tekib sellel tegelikult tarbija ja tarbija mingist hetkest oskab ka nagu hinnata seda, et see on selliselt laialt loodud. Kuidas te ise olete hindanud või võib-olla on juba kohe saate alguseks on suur küsimus, mida küsida, aga kuidas sa näed, et kui kerge või kui raske või kui keeruline on siis minna seda vastuvoolu, arvesse võttes tegelikult on meil see kiirtarbimine, kiirmood on, ma arvan, praegu kõigi aegade tipus. Võib-olla natuke langemas, aga kuidas sa hindad seda? Selles mõttes nii palju, kui ma olen ka statistikat uurinud, et siis
näiteks jäätmete hulgas, et 10% on meil Eestis ka moodustavad tekstiilijäätmed erineval kujul ja maailmas ja Euroopas on ka see probleem, toodetakse mitukümmend korda rohkem ja see probleem on tegelikult väga suur. Et selles suhtes kindlasti ei ole täna lihtne nagu minna nendest harjumuspärastest kiirmoe kettidest võib-olla, kuidas ma ütlen, mööda ja jõuda inimesteni selles mõttes, et kuidagi on nii sisse harjunud juba see, et ma saan odavalt ja palju kuskilt või ma ei oskagi öelda, et ei ole lihtne, aga ma näen, et teisest küljest ikkagi maailm järjest rohkem võtab seda suunda, et juba mõeldakse nende asjade peale. Ja ma usun, et mida aeg edasi, seda lihtsamaks läheb. Et täna on veel raske, aga läheb lihtsamaks. Ma märkan ise näiteks enda väikeses maailmas seda, et inimesed pööravad tähelepanu asjadele, mis on, kuidas ma ütlen, sa säilitad neid kauem stiilis näiteks talvesaapad, ma ei tea, joped, midagi, mis sa ei taha iga aasta uut osta ja mis ei vajaga otsest välja vahetamist, aga ütleme siuksed, ma ei tea, kas on õige öelda, aga tarberiided, T-särgid, püksid, sokid, igasugused sellised asjad, et kas meil võiks liikuda see mood kui selline üleüldiselt näiteks kapselgarderoobi suunal, et sul ongi hästi multifunktsionaalne ja ongi, sa saad riietada siis sama T-särki näiteks 4 erineva siis välimusega või? Jaa, ma usun küll, et me võiks sinna liikuda. Me oleme ise ka proovinud enda kollektsioone niimoodi kokku panna, et enam-vähem kõik asjad omavahel sobiks. Et liikuda seda teed ja liikuda ka seda teed, et hästi rõhutada kanga kestvust ja seda head kvaliteeti, et tegelikult võikski olla normaalne, et sa kannad mingit asja 4-5 aastat ja veel parem kui rohkem. Et ja näiteks Rootsis on selle koha pealt nagu selliseid brände ja häid praktikaid, mida ma olen vaadanud, et tegelikult jah, maailm ikka liigub selles suunas. Aga ma ütleks, et Eestis me oleme veel väga alguses. Jah, tõenäoliselt juba ka sellepärast, et noh, ma ei tea, majanduslikud seisud on juba teistsugused ja võib-olla ma ise naeran seda, et eestlase kuidagi tugevad juured on selle balti-sakslase kõik uus, kõik uhkem, noh, see mentaliteet ei ole veel nii välja surnud, aga mis ma märkan, et noorte seas, noh, mina olen 30 natuke peale, et on see muutunud siiski juba rohkem populaarsemaks. Et ma mõtlengi selle peale, et mul kapis riideid ongi võib-olla 10 ja siis ma vahetan, ostan, müün neid 10 omavahel, mitte et mul on otsast lõpuni T-särgikesi täis, mille peale esimest pesu on, küll on midagi normendab, küll juba see lõige on viltu seljas ja et kõik muu tegelikult muutub hästi kiirelt ebakvaliteetseks. Ja ma tahaks tegelikult küsida selle koha pealt, et üks asi on nagu loodus, aga seda ma olen märganud ka varem, et inimesed ei suuda hästi suuri küsimusi enda maailmas integreerida. Ma küll mõtlen, et jaa, loodust peab säilitama ja kõik muu, aga nad ei suuda nagu samm-sammu haavalt näha, kuidas nende otsene seos näiteks on, et noh, maailma paremaks paigaks teha. Et kuidas sa näed, et see loodussõbralik tootmine näeks välja siis just Rõiva brändiga? Kas ta on tänapäeval väga keeruline või seda aina lihtsustatakse? Või millest see materjali valik üldse? See Rõiva brändiga ma ütleks, et kuna Rõivas on, mulle meeldinud nii öelda, et selles mõttes on Rõiva valdkond selline hea, millega panna inimesi teistmoodi mõtlema, sest see on miski, mis jõuab meist kõigini või me ei saa seda tänapäeva tsiviliseeritud ühiskonnas, me ei saa vältida rõivaste kandmist. Et see läbi tegelikult inimesi mõtlema panna ja ütleme nii, et mõjutada. See on üks paremaid valdkondi, samamoodi nagu mingis mõttes toit või kõik need teenused ja tooted, mida me ei saa vältida. Läbi nende on inimestega hea suhelda. Ja kuidas rõivatööstuses või kuidas brändi luues seda teha, ongi see, et võib-olla sa hästi selgelt kommunikeerid, miks sa mingeid materjale kasutad, kuidas nende
rõivaste tootmine käib, kes neid toodab, millised on, ma ei tea, kas või nende tehaste eetilised põhimõtted, kuidas kogu see protsess on, et see hästi selgelt ja läbipaistvalt, mis ka võib-olla Eesti mõistes on selline uudne lähenemine või ma olen seda näinud järjest rohkem, aga see on ikkagi uus, on see, et me hästi läbipaistvalt näitame, kuidas see toode tegelikult valmib igas aspektis. Kas teie toode valmib ka Eestis? Me täna tegelikult suhtleme ja uurime tehaseid nii Eestis kui väljaspool, et sealt sõltub natuke nüüd sellest, me selles mõttes oleme loonud endale mingid kriteeriumid, milliseid tehaseid me vaatame, et me ei vaata kõiki, aga me uurime nii Eestist kui väljast, et see siis lõppkokkuvõttes sõltub sellest hinnast ja paindlikkusest tootmisel, et esialgu me ei saa lubada endale kohe 500 tükki toota ja see ei ole ka meie eesmärk, et me tahaksime tohutult lattu valmis varuda. Et pigem me tahame hoida sellised, ikkagi see on rohkem selline vajaduspõhine tootmine. Ma just ise mõtlesin, et tegelikult meil on ju üks väga suur rõivabränd Eestis, kellel on oma ju tootmine Eestis, on ju. Ja me kõik teame, mul ei olegi vaja seda välja öelda, aga lihtsalt see ajalugu seal taga just selle brändi puhul on ju väga pikk, on ju, ajaloolises mõttes, et kas sina näed, et see tööstus võiks olla just rõivaste tegemisel, et kas ta võiks nagu taaselustuda sellisel kujul, et meil tekkis ka rohkem tehaseid Eestisse. Tehas kõlab kuidagi nii suurelt. Võib-olla ütleks, et selline tootmisliin, mis oleks hästi nagu lähedalt võtta, sest samamoodi nagu toidule, et mida lähemalt ta tuleb, seda loodussõbralikum ta on, et selge see, aga kas nagu riiete ja rõivastega on see probleem, lihtsalt praegu mõte läks uitama, aga ma mäletan, kas äkki on levis need teksad ja igasugused sellised, et nad küll toodetakse mujal Aasias, aga sildid pannakse Tartus kuskil tehases külge. Ma ei täpselt ei tea, aga see on üks müüt, mida ma olen kuulnud, et niimoodi see käib ja siis siit lähevad uuesti laiali mööda maailma. Et tegelikult võiks ju kõik see tootmine ühe koha peal käia. Kas siit ka võib-olla mõte, et kuidagi Eesti tehastega rohkem seda mõtet laiendada? Eestis tegelikult on neid, kes pakuvad erineval kujul neid õmblusteenuseid tegelikult ikkagi päris palju. Et nüüd, kus ma olen pidanud ka uurima, et kes mida teeb ja palju toodab, siis tegelikult Eestis on. Mulle tuligi üllatusena alguses, ma kuidagi ka mõtlesin, et järjest kuuled neid lugusid, kuidas Eestist viiakse tootmine ära, siis ma mõtlesin, et enam ei olegi nagu seda võimalust äkki. Aga tegelikult on hästi palju veel neid vabrikuid või ma ei tea. Vabrik on parem sõna, vist kui tehas, eks ju. Tehas tundub võib-olla neid vabrikuid, kes õmblevad, neid tegelikult on Eestis omajagu. Ja igasuguseid huvitavaid tooteid tehakse. Et ma olen tegelikult seda meelt, et see võiks olla kohalik. Sest esiteks on juba suhelda palju lihtsam ja sa saad olla käsipidi nii-öelda kogu aeg juures ja vaadata, et kuidas see käib ja suhelda nendega, kes neid rõivad valmistavad. Et selles mõttes ma olen hästi seda meelt, et lihtsalt see on nüüd see ka mingis mõttes nagu läbimõtlemise ja kommunikeerimise asi, et kuidas sa siis suudad lõpuks seda hinda tarbijale tutvustada, et kõik see hea välja tuleks, et millest see hind kujuneb tegelikult, et see T-särk ei ole lihtsalt võib-olla 40 €, et seal taga on väga palju häid aspekte, mis siis lõpuks selle hinna teevad. Rääkides näiteks T-särkidest, ma saan aru, et üks aspekt teie brändi puhul on ka see, et oleks eks ju loodussõbralik, aga samamoodi, praegu see on see suur küsimus, mis ma küsisin, on ju, et kuidas siis maailma päästa sellega, et ma tellin just Innermoori rõiva endale. Aga teine asi on see, et kuidas see mind siis nii-öelda, kuidas see mulle hea on, et miks ma just teie peaksin valima, et räägime nahasõbralikkusest. Sellega on see, et minu jaoks on see kogu aeg olnud, võib-olla see, et ma olen ise veidi kuidagi siuke tundlikum inimene, et ma hästi tajun seda, kui mingi materjal on naha peal ja ta ei ole päris kvaliteetne või seal on mingid töötlemisjäägid või asjad, siis ma tunnen selle kuidagi ära. Ja sealt pluss siis see, et ma olen kokku puutunud nende inimestega, kes võib-olla istuvad ka ratastoolis rohkem ja see kombinatsioon kokku on mind viinud selle mõtteni, et tegelikult on väga oluline, kuidas see kangas, millest meie rõivad on valmistatud, kuidas see meie nahale mõjub. Sest nagu me teame, nahk on meie kõige suurem organ. Ja sealt ma jõudsin tegelikult selle mõtteni, et peab tagama, et need kangad on kindlasti sertifitseeritud ja nende igasuguste
standarditega, mis kindlustavad tarbijale selle, et need töötlusmeetodid ja kõik värvimise meetodid, et need on nahasõbralikud ja tehtud ainetega, mis ei kahjusta meie nahka. Et olen lugenud ja kuulnud, et mitmed rõivabrändid, eriti kiirmoebrändid soovitavad, et kui sa riide või rõiva ostad, et siis enne kindlasti pese ära. Aga minu jaoks tundub see selles mõttes kuidagi nii arusaamatu, et kuidas ma valmistan midagi, mille siis sellise ohutuses veendumise ma panen tegelikult tarbija õlule või et vii see teetärk koju, aga siis pese mingeid kordi ja siis ta kõlbab selga panna. Et ma ei suuda selle veel isegi nagu mõelda adekvaatselt ja siis ma olemegi uurinud ainult selliseid kangaid ja kangatootjaid, kellel on need sertifikaadid, et nad tagavad igal tasandil selle, et see kangas on tegelikult nii-öelda maakeeli öko ja nahasõbralik. Ja lisaks siis mu suur kirg ja materjal, millest ma tahaksin enamus rõivaid teha, on siis kanepikangas, mis oma nagu nende omaduste poolest, kuidas ta hingab, kuidas ta nahaga koostöös mõjub ja kuidas ta kestab, ta tegelikult on üks väga võimas asi. Ma täiesti uskumatu, see on minu jaoks ka üllatus, et sa just selle tõid välja, sest mul on üks väga hea sõbranna, kes aastaid tagasi mõtles täpselt sedasama, et ta tahtis hakata tootma kanepikangast just nimelt riideid, mis on vastu nahka, ehk siis mitte väliriided, üleriided, vaid just T-särgid, aluspesud, püksid. See tundub alguses, kui inimestele öelda seda. Mis asja, jälle mingi linasest riided, vaata, et natuke ta näeb välja, kui sa seda kangamaterjali ennast näed, siis ta on siuke siuke üheülbaline, et ta tegelikult on selline, et paned õlekõrre mingi mütsikese pähe ja siis lähed, ma ei tea, põllule. Et tegelikult on kanga omadused ja see, kuidas seda ju erinevalt disainida saad, et need on ka ju lõputud viisid. Ja tema tegi Eestis, olevat olnud, ma ei tea, kas ta enam on, selline materjalitootja või just kanepikanga, kellel olid erinevad siis, kuidas ma ütlen, näidisapid. Ja täiesti uskumatu, mina ei suutnud ka ära uskuda, aga ta on nagu üks-ühele, ta näeb tegelikult väga lõpuks selle puuvilla moodi välja. Et mida tihedam see kangas on, see on nagu vapustavalt pehme ja ma olin nii üllatunud, ma arvasin ka, et on veidike siuke natuke nagu ajab kuskilt sügelema ja tegelikult on ebamugav ka ja siis kui istud, siis ta jääb nagu megakortsu. Ja siis, kui ta rääkis mulle sellest, et kuidas esiteks selle tootmine on ja kui kaua see kangas kestab, see on aastakümneid ikkagi me räägime, ei ole mingi 2-3 aastaid, et see on väga-väga lahe. Kas kanepi, see tööstuslik kanep, eks ju, kas selle tootmine on jälle populaarsemaks läinud, sest ma saan aru, et väga tugevat tööd tehti vahepeal selle keelustamiseks jällegi. No tegelikult on selles mõttes see tekstiili on seal ju see kiukanep ja siis on see kanep, mis tekitab palju poleemikat ja probleeme. Et seal need on nagu erinevad selles mõttes kasvatamise tootmismeetodid ja Euroopas endiselt on ta selline, et seda, mis ongi puuvilla ja kanepi kasvatamise vahe on peamiselt see, et seal on muid aspekte ka, et see keskkonna aspekt juba, et puuvill nõuab palju rohkem vett ja kanep on siuke, saan ise hakkama. Malts, jah. Ma sain aru, et ta käitub sarnaselt, nagu meil on see kõrvenägas. Et ta tegelikult sisuliselt kasvab, ta on ju, kas ta mitte ei ole seltsi taim kõrvenägasala, ehk siis ta tegelikult ju toetab üksteise kasvu, ma saan aru. Ma jään nüüd vastuse võlgu, nii täpselt seda. Kuna mul see sõbranna on hästi suur loodushuviline, siis tema, ta läks hästi süvitsi sellega ja teine asi, mis kanepi kasvatusel, just selle tööstuskanepi, mis on nii-öelda köiekanep, maakeeli, et miks seda on hea ja nagu võiks olla soodustatud rohkem meile samuti kasvatada on seetõttu, et ta nagu seda pinda teeb rammusamaks, et sinna saab midagi muud peale ka vahepeal panna, mitte ainult kanepit kasvatada. Just, et ta selles mõttes ongi, et ta ei kurna maad ära, vaid ta tegelikult annab tagasi. Rammu, jah. Ja siis mida rohkem olen uurinud, seda rohkem mu vaimustus tegelikult süveneb. Ja tegelikult ka
teda annab väga hästi ökopuuvillaga teha ka siukest segumaterjal on täna juba väga hästi, et sa saadki valida olenevalt ka kihist, mida sa siis, et kas sa teed sellest T-särki või teed triiksärki või sa saad neid materjale nagu valida. Et nagu sa ütlesid, et kuna, et võib-olla inimestel tõesti see esimene mõte on, et aga see on mingi siuke karune kangas ja siuke nagu, et noh, linane tekitab paljudel eelarvamust, et siis tegelikult tänaste tehnoloogiate juures, kuidas juba kangaid toodetakse, siis kindlasti see asi ei ole enam selline. Ja sellest kombineerides puuvillaga annab teha väga mõnusaid tooteid ja väga värvilisi ka, et ei pea olema ainult selline. Tema enda lõpuks tegi ühe T-särgikese ja ta tegi oma kaaslasele ka. Tellis lihtsalt ja ausalt öeldes ega seal sisuliselt vahet ei ole, sa ei saa aru, kumb on kumb, et ta paneb puuvilla kõrvuti ja kõik täpselt samasugune näeb välja. Et inimestel võib-olla ongi rohkem, kuna sellest ei räägita, see ei ole niivõrd populaarne, juba see kanepi sõna kui selline on nii kuidagi nii hea müük või nagu just vastupidi, see kuidagi materdamine on sellel sõnal endal, aga arvesse võttes, kui palju kasu sellest kasvatamisest on ikkagi meeletu. Kes teab siis, et sellel on kunagi tehtud kõva keelustamistöö. Aga miks just nahasõbralik ja miks just siis kanep? Mingi hetk olin ma rohkem nagu seda, kuidas ma ütlen, ökopuuvilla meelt. Võib-olla mu enda teadlikkus oli ka väiksem, aga siis ma tahtsin leida või jätkuvasti tahan leida neid kõige paremaid kangaid, mis oleks ka nahasõbralikud ja siis järjest rohkem tuli minu pilti ka see kanepikangas, mis on antibakteriaalsete omaduste poolest, pluss siis see, et kui teda pesed, ta läheb iga pesuga tegelikult pehmemaks, et ta läheb ka mõnusamaks ja et ta kestab kaua ja et see keskkonna aspekt, et ta tegelikult annab tagasi ja ta ei nõua selliseid suuri veevarusid kasvatamiseks ja kõik see tervikuna kuidagi tekitas minus nagu vaimustust ja lugupidamist selle kanepi kanga suhtes ja siis ma leidsingi, et ta tegelikult on nahale väga hea oma nende igasuguste, ta hingab ja kõik veel sinna juurde, et ta tegelikult arvestades, et me teeme ka inimestele, kes võib-olla peavad pikki päevi istuma näiteks ratastoolis või kas või eakad, kelle nahk on nagunii juba siuke habras ja pehme ja ta läheb tegelikult suhteliselt paberiks, nagu öeldakse. Et kõike seda kokku pannes, mida me teha tahame, siis tegelikult see kanepikangas vastab kõige suuremale hulgale meie kriteeriumitest. Kõige inimlikum lahendus. Jah, just. Kas too näitena, et inimene, kes kuulab ja rõivastest midagi ei tea ja tegelikult võib-olla ei pööra tähelepanu ka, et ütleme, kui tähtis on see sinu jaoks, et sünteetiline või ütleme selline väga, nii kehva niimoodi öelda, aga nafta vastu keha, mis nagu selle tulemusena võib, kui see sinu uuringutel, mis siis juhtub nahaga, kui ta on meie kõige suurem eluorgan? Nii palju, kui mina olen uurinud ja iseenda nahal, sõna otseses mõttes nahal tundnud, siis mis ta võib tekitada, on kõikvõimalikud hormonaalsed häired tegelikult ja ka naha, et kellel on nahk tundlikum, siis erinevad nahahaigused ja et me higistame ja kuidas ta veel nagu töötab koosmõjus, need keemilised ained, mis võib-olla seal kangas on või kanga töötlemisel sinna mingid jäägid jäänud, siis koosmõjus higiga see põhimõtteliselt sa oledki nagu sellises väikses keemialaboris, et tegelikult mõjutab vaimu ja mõjutab hormoone ja mõjutab ju, ta läheb siit vereringesse, et tegelikult seda võib loetlema jääda, mida sellisel kujul see meie tervisele võib teha. Et siis ma olengi hakanud ütlema ja mõtlema, et tegelikult rõivad on suur osa meie tervislikust eluviisist, mida me täna tugevalt alahindame. Ja me mõtleme, et me sööme tervislikult ja jalutame, aga kui me ikka jalutame selle suure sünteetika sees ja higistame ka, siis no... Jah, me ju kõik teame, et naha kaudu higistad välja kõik asjad, aga tegelikult naha kaudu see tuleb kõik sisse poole ka. Et me oleme, mulle endale meeldib mõelda vahest niimoodi, et me segmenteerime oma keha nagu piirkondadeks.
me teame, et me peame juukseid näiteks pesema hästi loodussõbralike toodetega, noh, ma loodaks vähemalt, et inimesed saavad sellest mõjust aru. Või et deodorant võiks alumiiniumvaba olla, on ju, või ma ei tea, minnes välja tõesti intiimhügieenini, on ju, millised need asjad ikkagi võiksid olla. Aga kui me hakkame mõtlema selle naha peale, mis on siis kõige nagu hingavam osa meil tegelikult kehast, on ju, kus see tõenäosus asju sisse endale võtta on palju suurem, et selle peale veel tähelepanu ei pöörata. Aga kui sa praegu oma valdkonnas oled sellise pilguga ringi vaadanud, siis kas sul on ka otsest mingisugust konkurenti näiteks, noh, tõenäoliselt maailmas kindlasti, aga kas just Eestis või lähipiirkondades? Eestis selles mõttes, eks neid brände tegelikult tuleb ka juurde, kes ikkagi proovivad kasutada rohkem neid looduslikke materjale ja tehakse ka, et selles mõttes kangaste valimise koha pealt, et kas kedagi sellist, mul praegu ei tule meelde, kes sellisel viisil ka kommunikeeriks, et me kasutame neid kangaid seetõttu, et võib-olla need on tervislikumad. Et seda mitte, aga et kas kasutatakse looduslikke kangaid ja liigutakse selles suunas, siis neid brände on tegelikult Eestis ikka omajagu. Et kes siis kasutab linast, kes siis öko puuvilla, kes veel mingeid materjale nagu ananassi nahk ja sellised asjad, et ikka liigutakse jah selles suunas. See on väga huvitav, ma lihtsalt hakkasin ütleme enda garderoobi ja asjade peale mõtlema, et kuidagi loogiline tundub, et ma lasen, ma ei tea, mango kunstnahast endale seljakoti teha, aga riided ikkagi tulevad kuskilt muud kaudu, et võimalikult loomulikult püüad leida, aga samas jälle mõni riie lihtsalt on palju ilusam, kui ta on tehtud mingist muust asjast, et kuidas te olete näinud, et korra puudutasime ka õnnelt seda teemat, et kapselgarderoob, aga kas sa näed, et võib-olla inimene ei osta, ma ei tea, ühte kvaliteetset asja pigem sellepärast, et ta ei oska kokku sobitada, ülejäänud, ütleme, noh, tahad võib-olla panna kontorisse tööle, tahad kodus olla sellega, eks ju, et noh, et palju mul siis neid riideid päriselt vaja on, et võib-olla 2 küsimust, et mis sa ise arvad, et palju inimesel on võimalik kasutada näiteks ühte eset, võtame näiteks T-särk ja kas nagu täna võiks oma eluga lihtsamaks elada tänu sellele, et sa ei pea kogu aeg mõtlema, mida sa selga pead panema. Ma tean, et investorid kipuvad ütlema seda, et ma ostan 50 T-särki, ma võtan sulle ühe T-särgi, sest mul jääb muu elu elamiseks palju rohkem aega. Siinkohal tuleb üks noormees meelde, kes käib alati üleni mustas ja tal ongi vist, ma ei tea, kas 4-5 musta eset ja neid ta kogu aeg siis vahetab, et kas siis püksid ja triiksärk või püksid ja must T-särk ja siis keegi ka tema käest küsis, et miks sa nii teed ja siis ta ütles, et aga mul jääb nii palju vaba ajumahtu üle, et ma saan nii palju muudele asjadele mõelda. Et tegelikult ma usun küll, et see ongi kõige parem viis, kui sul on kapis võib-olla 5 riideeset, mis omavahel sobivad, neid annab sobitada ja et sa tegelikult saadki nii käia ja nii ongi võimalik. Ja kuna täna on nii palju neid igasuguseid platvorme, näiteks mulle Jaga väga meeldib, et Jaga on kuidagi jõudnud inimesteni ja nooremateni ja vanemateni ja töötab väga hästi minu meelest. Et ma usungi, et sa saad nendega käia ja kui sa ära väsid, siis sa saadki need kuskil sellises ringkasutuses maha müüa ja osta sinna mõne värvi juurde, et ma usun, et see ei ole tegelikult probleem. Et sest mida nagu inimestega vesteldes vestlused näitavad, on ikkagi see, et isegi kui meil on seal, ma ei tea, 30 erinevat eset või 40, siis me käime ikka selle, jah, just selle 10, et siis see tegelikult teeb sama välja. Jah, sisuliselt paned ühe asja pessu ja siis kui paned uuesti rippuma ta, siis ega ta läheb ju võib-olla mitte täna, võib-olla mitte homme, aga no reedel ikka läheb uuesti selga, eks ju, et ülejäänud asjad on sellised, noh, siis kui töö tuleb. Mulle meeldib ka väga, ma ei mäleta nüüd seda keskkonna nime enam, aga Eestis on, ma ei mäleta, kes sellega asutas, on ju biokleitide nüüd see rent. Jah, ma tean seda. Mul ei tule ka meelde, aga ma mäletan, et suhteliselt kuulus inimene. Mingi Rent Tyler või mingi selline nimi, jah. Minu arust väga geniaalne, mis mõttega ma ostan selle ühe kleidikese endale kappi seisma, mul on ka küll veel neid, et sarnaselt siis ka muude riietega, et see oleks kuidagi loogiline. Aga mis ma tahaks natukene kitsendada seda, et milline siis on näiteks teie, võtame näiteks püksid või võtame näiteks T-särgi või triiksärgi. Kuidas teie olete siis lahendanud nagu natukene siis
ütleme spetsiifilisemalt, kuidas te, mingi näide, on sul mõni hea näide tuua mulle? Ma arvan, et triiksärk on selline näide, mis kõige lihtsam tuua. Et me näiteks triiksärgil siis täna asendasime nööbid magnetitega. Et see on see, mida me oleme tegelikult proovimas ja katsetamas, et kuidas see inimestele peale läheb ja kuidas see töötab. Ja kas ta ka tõsiselt aitab nii palju, nagu meile näib, et ta võiks aidata. Et tegelikult väike asi, aga mulle tundub, et teeb paljudel inimestel rõivastumise hõlpsamaks. Et kas või eakad, et kui käsi juba väriseb ja nööpauku ei saa, siis tegelikult sel viisil sa saad ikkagi seda triiksärgi ise selga, sest need hõlmad lähevad suhteliselt lihtsasti kinni. Ja samamoodi, kui on kätega näiteks kellelgi mingid probleemid, et samamoodi tal on palju lihtsam seda särki nagu selga panna. Et mulle tundub, et see on juba üks siuke lahendus, mis on väike asi, aga muudab päris palju. Ja see ka samamoodi sobib täiesti inimesele, kellel ühtegi sellist nagu erivajadust ei ole, aga ta lihtsalt, tegelikult ma olen juba nagu, eriti meesterahvad on öelnud, aga see on ju nii mõnus mugav, et ma ei viitsigi toppida neid nööpe hommikul kinni. Mina olin täiesti vaimustuses, kui ma nägin sügismantlit, hakkasin eelmine sügis ostma ja siis ma leidsin, appiks ta oli äkki Hilfigeri või oli Helly Hanseni jope, et ei ole trukid, vaid need olid magnetid. Saad aru, ma olin nagu 5-aastane laps seal poes ja ma kogu aeg võtsin lahti vastu, et vaata, ta läheb ise kinni. Ja ma olin nii vaimustuses, kahjuks see materjal ja see õmbluse kvaliteet oli nii halb, et ma ei tahtnud seda osta, aga see vaimustus selle ees, et nagu vaata, kui lihtne, ma panen jope selga, tõmbad lukku kinni ja ma juba liigun. Ma ei pea neid trukke eraldi ühehaaval panema kinni, eks ju. Aga kas see siis on nagu tugev eeldus sellele, et sa saadki näiteks ka unisex põhimõttel siis hakata neid asju kasutama, et ütleme, miks mitte, naised ju kasutavad ka triiksärke. Et kas siis lihtsalt lõiked hakkavad teil erinema või kuidas teil see tooteprotsess nagu on? Me oleme ikkagi praegu mõelnud peamiselt täiskasvanutele ja ongi mehed ja naised, et pakkuda siis neile mingit esmast tootevalikut. Et meie käest on juba palju küsitud, et millal me siis hakkame lastele ka midagi pakkuma, et see on kuskil taga kuklas olemas, aga esialgu veel ei ole. Me teeme küll kõige väiksema suuruse nii väikse, et teatud teismelistele ja näiteks juba mõnele 10-aastasele võib-olla ongi täitsa sobilik. Aga eraldi meil praegu laste kollektsiooni ei tule, aga mehed ja naised on mõlemad täitsa esindatud ja leiavad siis tulevikus meie tootevalikust endale midagi kindlasti. Kas te hakkate Innermooriga tegema pigem butiikpoodi või e-poodi või kuidas te ennast, kui kaugel mingisugused protsessid on? Mõte on olnud, et kindlasti suuremas mahus e-poodi, aga võiks ka kindlasti olla erinevates linnades, siis poodides mingid meie tooted olemas, nagu on Solarises näiteks Eesti disaini turg, et inimesed ikkagi saaks ka füüsiliselt proovida ja katsuda. Ehkki me oleme läbi mõelnud, et ka see saatmise protsess peaks olema võimalikult valutu ja mugav, et kui ta tõesti saab need kätte ja talle ei sobi, et siis ta saab need võimalikult valutult tagasi saata. Et selles mõttes on selle peale mõeldud, aga e-pood kindlasti on see peamine kanal. Kas sinu hinnangul see loomine ja risk selle ees, et võib-olla ei leiagi kasutust, mitte ma arvan, et teil ei leiaks, aga ma arvan, et võib-olla kriitilisem pilk ütleb seda, et aga nii palju rõivetegijaid on. Eks see looming ja risk on üks vältimatu osa, mis sellisesse sektorisse sisenemisega nagu tuleb kuidagi kaasa kohe. Ma ütleks, et risk on igal pool ja alati selles mõttes olemas. Kindlasti on rõiva valdkond selline, mis on palju väljakutsuvam kui võib-olla mõni teine, sest seal on nii palju tegijaid ja igas hinnaklassis. Et selles mõttes kindlasti see on suurem väljakutse, aga ma ei ole täna tajunud, et eristumine oleks keeruline. Kui sul on see oma nišš olemas, suudad seda selgelt kommunikeerida, siis tegelikult ma ei arva, et see on raske. See on lihtsalt, ma ise tunnen seda, et algus on raske, aga kui see ükskord jõuab nagu
inimeste ja tarbijate teadvusesse, Mhm. siis enam nagu seda piiri ei ole. Ja et tuleb nii-öelda jalg ukse vahele saada, et siis Jah, sealt on tegelikult ladus sõit juba. jah. Sest hea sõna levib alati kiiremini, seda ma olen ka märganud ise. Ja kuidagi mulle tundub, et need tänased suunad ikkagi on ka sellised, et me oleme nagu õigel ajal õiges kohas üsna peagi. Sellega on, ma olen tähele pannud viimasel ajal eriti, noh, arvesse võttes, et majandus on sellises seisus, nagu ta on praegu, siis kuidagi need ka, kes teevad head asja, nendel see vaim kuidagi peab olema hästi tugev selles asjus, et see ei anna alla. Et isegi kui uksed sulguvad nina ees, et siis noh, sa tead ju südames, et sa teed head asja. Et lihtsalt kuidagi hoia nagu, kuidas ma ütlen, pilk siis nagu pea auhinnal, eks ju, et noh, et tegelikult see asi on vajalik, aga lihtsalt tuleb kuidagi need kanalid üles leida. Kuidas sina oled leidnud, ma ei tea, maandatust selles asjus, et kui uksed sulguvad ja öeldakse ei, mis siis edasi saab, kas see on protsessi aeglustanud või see on vastupidiselt rohkem just seda motivatsiooni tõstnud, et oota, mis me eelmine kord valesti tegime, et ei saime? Minu jaoks ta praegu on pigem töötanud jah sedapidi, et pigem ma saan sealt nagu inspiratsiooni või kuidas ma ütlen, võitlusvaimu. Et mind pigem paneb see jah rohkem nagu veel tegutsema ja veel nagu tõsisemalt kuidagi asju läbi mõtlema ja just selles suunas, et aga oota sa, kui ma nagu ükskord tulen nende asjadega, mille kohta sa nagu ütlesid, et võib-olla täna, et need ei kõlba kuskile enam-vähem. Et mind pigem innustab, aga mida ma olen tundnud, et mis peab olema ja mida võib-olla, ma ei tea, paljud ei soosi, et munad ei tohiks olla kõik ühes korvis. Et kui sa jääd nagu, mis eelmisel aastal mõneti võib-olla ka minuga juhtus, et ma arvasingi, et see on nüüd see asi, et see on see ainus asi, mida ma teen ja sellega päästan maailma ja iseennast ja kõik nagu endal ilus elu ja inimestel ümberringi ka. Et minu meelest see väga hästi ei tööta, et eriti kui sa oled selline alustav ettevõtja mingi innovaatilisema ideega, siis sul peab ikkagi, sa pead nagu midagi veel tegema. Mulle hullult meeldib see, et kui me alustame mõne ettevõttega, mis ei ole, ütleme siis, võib-olla kehvasti on öelda, ei ole mingit massiliselt levinud või tohutult probleemi lahendav. Jah, ma olen nõus, noh, te lahendate probleemi ja ma usun, et iga ettevõtja, kui ta tuleb turule, ta tegelikult lahendab mingit nurka, mida teised veel näinud pole. Aga kunagi Timo Porval ütles nii hästi, turunduslabori siis juht, et täna jalgratast leiutada on äärmiselt keeruline, aga lihtsalt, et see vaim kuidagi seal taga ei raugeks, teades, et tegelikult sa teed head asja. Me kuidagi eeldame, et kui me siseneme turule, et siis kõik ukse taga ootavad, et jumala pärast, millal sina asjaga välja tuled. Nüüd, kui sa ütled selle lause, et näete, ja siis on üksik käel kõrbes, mingi 2 inimest plaksutavad ja siis see korra tõmbab ikka hinge nagu vaakumisse, et mis nüüd saama hakkab. Kuidas te olete lahendanud need kohad, et ma saan aru, et teil on rahastuse plaanid ja siis te tahate brändi, eks ju, veel patenteerida, ma saan aru. Kas teil on need protsessid, kas sa tahad lähemalt rääkida sellest, et kui keeruline see üldse on? Selles mõttes me eelmisel aastal tegelikult algatasime ära ja selle Euroopa kaubamärgi taotlust või sisse antud ja tegelikult praegu me nüüd ootame seda lõplikku vastust selles mõttes, et üks Saksa firma arvas, et neil on mingi sarnane sõna. Need ei tea täpselt, mis sellest saab. Aga no, kui sealt ei tule ja tuleb ka võib-olla mingi rebranding teha, et siis nii on. Aga et kas see on raske, selles mõttes mulle meeldib see lause, mida keegi kuskil ütles, et kui sa saad lõpuks oma selle jaa, siis sa mõistad kõigi nende eide tähendust või siis need kõik eid omavad tähendust. Et ma arvan, et see kõige raskem hetk ongi see, kus sa saad oma selle esimese jaa, mis sul nagu aitab sõna otseses mõttes alustada sellega, mida sa siis nagu oma heas usus näed, et sa tahad teha. Ma lihtsalt katkestasin korraga, ma tahtsin öelda selle siia vahele, enne kui mul meelest ära läheb, et tegelikult ei aitab kitsendada sul endal ka seda fookust.
et ma arvan, et pigem 100 ei-d enne kui kõik jaad, sest Mhm. jaad igal pool ajab selle asja veel hullemaks, mina Mhm. arvan vähemasti küll. Sest ma nägin ise ka seda, et kui ma oleks eelmisel aastal sellelt pinnalt saanud mingi sellise, ma ei tea, kasvõi nagu võib-olla finantseeringu sellele ideele, mis mul oli eelmisel aastal Innermoriga, siis täna ma oleks hoopis kuskil teises kohas ja võib-olla rabedamas. Et täna ma ütleks, et ma olen need asjad palju selgemalt läbi mõelnud ja ma lähen hoopis teise tunde pealt ja mingis mõttes ka teise asja jaoks võib-olla raha küsima. Et see on olnud raske ja ma arvan, et on teatav hulk inimesi, kes see, mis meiega eelmisel aastal juhtus, et tegelikult igalt poolt öeldigi ei. Me ise meile tundus, et me saame aru, mida me teeme ja see on väga vajalik, aga me saime tagasisideks, et tegelikult inimesed ei saa aru, mida me teeme ja miks see on vajalik. Ja siis ma arvan, et see on see mingi koht, kus paljud inimesed lõpetavadki ära, sest nad jäävad ka uskuma seda, et see, mida nad teevad, ei ole vajalik. Et noh, miks ma siis teen, kui keegi seda ei taha. Et see on see koht, et kui sa elad selle üle ja sa ise ikkagi usud, et sa näed midagi, mida võib-olla veel ei nähta ja sa lähed edasi ja mõtled asjad läbi, siis tegelikult siis on võimalik edasi minna. Aga see ei ole kindlasti kerge. ma arvan ka, et see ettevõtluse kui sellise tegemine ongi oskus ei-d või kaotust või sulgevaid uksi vastu võtta, et kui selle pealt, noh, mitte midagi saaks siis elus tehtud, kui igaüks viskaks kohe püssi nurka ja ütleks, et okei, vahet ei ole, ma siis ei tee ja jään lootma, et keegi teine kuskil ikkagi teeb ja mõtleb selle peale, kuigi sul endal on see idee olemas. Kas sa tahad korra rääkida, mis on teie selle aasta eesmärgid või kuhu te liigute? Selle aasta, ma arvan, peamine eesmärk on ikkagi see, et me jõuame nende füüsiliste toodeteni, millegini, mis on käega katsutav. Ma ise tegelikult väga ootan seda, et ma tahan tegelikult mingis mõttes nii väga ise juba seda hetke, kus ma saan midagi reaalselt katsuda, kus mul midagi on laua peal, sest seda eeltööd on tehtud ja kangeid on valitud ja tegelikult tootearendus ju lõiked ja asjad on mul olemas. Et see on ka tehtud, et ma arvan, see kõige suurem eesmärk ongi jõuda füüsiliste toodeteni ja jõuda selles mõttes ka esimese jaani, et keegi ütleb, et ma näen ka teis midagi ja ma tegelikult tulen selles mõttes punti, et kas või nagu rahaliselt, et ma aitan teil selle nagu need uksed lahti teha. Et võib-olla need on need 2 kõige suuremat eesmärki. Kas sa otsid peamiselt sellise suunitlusega koostööd, et on, ütleme, investor või võib ta samas valdkonnas toimetav inimene olla, kes pakub näiteks oma, ma ei tea, moemaja tuge või vabrikus tootmist? Tegelikult täna mõlemat pidi ja, et ma ei ütleks millestki ära või ma ei saa öelda, et meil ei ole täna ühte või teist vaja, et iga selline, kas ma ütlen, selline abi on nagu halb sõna või toetus pigem, kes ütleb, et ma panen õla alla sellepärast, et ma usun, et seda asja on vaja ja et see peab või peaks jõudma inimesteni. Ma arvan, et see nii mentaalselt kui puhtfüüsiliselt ja materiaalselt see oleks nagu selline asi, mis oleks nagu suur võit. Mulle endale tundub ka, et võib-olla isegi oleks mõistlik, kui sarnases valdkonnas töötavad inimesed näeksid kõigi jaoks nii-öelda ruumi. Et koostöö, ma arvan, on tegelikult muutumas rohkem trendiks täna kui see, et tehakse üksi ja siis noh, tõesti vaev on nagu suurem, kui teha üksinda. Kuule, aga Mari, viimase küsimusena sulle. Kui sa täna teeksid uue ettevõtte, sõltumata valdkonnast, ei pea olema üldse rööbränd, siis kus sina näeksid täna, et on vajadus millegi uue järgi? No ma vastan sellele küsimusele niimoodi, et tegelikult see uus mõte on idanema pandud mul selles mõttes. No näe. Ja võtsin mitte lihtsama valdkonna selles mõttes, et toiduainetööstus ja toidujulgeolek. Et Mis tähendab toidujulgeolek? see tähendab seda, et meil mu enda jaoks, ma ei ole seda definitsiooni niimoodi kuskilt otseselt lugenud, et ma suudaks seda nüüd peast defineerida, aga ma näen, et see on selline toidu
toode, mis olenevalt oludest, olgu see siis sõjaolukord, kriisiolukord, mis tahes olukord, et see toode õigustab, et me võime ta võtta siit koopilettidelt näiteks argipäeval lihtsalt kontorisse, aga sõjaolukorras võime ta ka kastidega panna kaevikusse ja ta samamoodi õigustab. Ehk siis toiduteema on teine ja sama lai valdkond, sama konkurentsitihe, aga toit ja riided käivad käsikäes ja need on kaks asja, milleta me tegelikult ei saa. Ja siis toiduvaldkond on see teine, kuhu ma nagu olen oma pilgu tegelikult pööranud. Mulle kunagi logistikakoolis või aines öeldi nii hästi, et kui te kunagi tahate mingis valdkonnas toimetada, siis toimetage seal, mis mitte kunagi välja ei sure. Ja sellepärast ma ka logistikuks mingil hetkel õppisin. Mõtlesin, issand, see küll ei sure ju, mitte kuidagi. See jääb nagunii. Sama on nagu toit ja riietega, eks ju. Aga need on kuidagi tulnud minu jaoks orgaaniliselt, et ma olen lihtsalt tajunud mingit vajadust kas iseendast kuidagi lähtuvalt või vaadates inimesi enda ümber, et ma kunagi ei ole niimoodi maha istunud laua taha, et ma nüüd tahan äriideed, et ma proovin selle välja mõelda ja siis ma lähen. Et mul on see kuidagi niimoodi jooksu pealt tulnud nagu nendel suurtel teadlastel, et midagi kukub pähe ja siis on nagu pilt selge, et seda ma teen. Minuga on olnud samamoodi, et need on kuidagi väga orgaaniliselt minuni tulnud ja kuna mul on ka siuke esoteeriline taust, siis ma tegelikult nagu usaldan seda, mis minuni jõuab. Jah, ega ilmaasjata mingisugused asjad lihtsalt ei teki, eks ju, mingisugused impulsid. Ma arvan, et selle impulsi kaudu peaks ka minema. Nii et kui kellelgi on tekkinud kodus selline mõte, et mida sa peast välja ei saa, siis tõenäoliselt ei tasugi ei tasu lootma jääda selle peale, et see mõte peast ära läheb. Ja nagu ma ütlesin ka, et ei vastuse saamine võib-olla vastupidiselt, et okei, viskad siis kõik need asjad nurka, aga kui ta ikkagi kipitama jääb, see mõte, et äkki keegi teine siis teeb, selle peale lootma jääda, et keegi teine pingutab või läheb sealt kohast läbi, kus sina ei läinud, et võib-olla selle tõttu on ka see vastuvõtmine on nagu hea arenguhüpe. Igal juhul ma arvan, et kui see mõte tuleb, siis tasub teha, sest mõelda, et aga ma ei tea, kas või sarnast asja on ju teised juba teinud, et miks ma ikka teen, siis tegelikult minu hinnang on, et meil selles mõttes ei ole konkurentsi olemas, et me kõik oleme unikaalsed ja keegi ei suuda mitte kunagi luua täpselt samal moel nagu lood sina. Just nägin eile ühte head videot, kus et ma olen teistest maha jäänud, et kuidas see on nii tegelikult nii rumal väljend, sest siis see eeldab, et keegi elab täpselt samasugust elu nagu sina. See ei saa olla võimalik. Just. Et proovida ikka oma tugevuste järgi minna. Mari, ma soovin teile väga-väga suurt edu ja võib-olla ka keegi siit saatest kuuleb ja mõtleb, et soovib teiega koostööd teha, siis kus kohast me leiame teid? Innermoorile, kui Innermoor EU Google'isse trükkida näiteks, siis täitsa leiab sealt erinevad meie rekvisiidid või võib ka minu nime alt leiab Mari Aasmäe, leiab mind Facebookist ja selles mõttes igatepidi võib ühendust võtta, et ma olen hästi avatud suhtlema, erinevaid ideid põrgatama ja pigem on tore, kui kaasamõtlejaid on ja huvilisi. Edu teile igal juhul ja tuld tiibadesse. Ma loodan, et need magnet-triiksärgid vallutavad varsti Eesti poed. Aitäh, et tulid. Aitäh, et kutsusid.